Raplas on 15 aastat toimunud Vahtra tantsude nimeline gaalaõhtu. Otse kui tantsud tähtedega väga soe ja südamlik eriversioon. Mida siis sel õhtul näha saab rohkem kui 10 paarilt ja mitmes võistlusvoorus? Põhiliselt on tants ja veel kord tants, et see on miski, mis meie kliente nii südamest nagu köidab ja haarab ja see on ka koostöös siis kogukonna liikmetega. Tantsupõrandal olevad paarid sel võistlusel on üks vaimse erivajadusega inimene ja teine normiintellektiga kohaliku kogukonna liige. Kuna ma olen omal ajal noorena tantsinud väga pikki aastaid, siis tantsimine on mulle lihtsalt nii südamelähedane ja mulle anti võimalus tulla ja tantsida ja teha midagi imelist. Ja ma teen juba 10 aastat. See aasta on ka tekkinud selles mõttes lähtuvat eelnevatest aastatest, et see on nende turvaline tsoon, nende turvaline inimene, et väga palju meil see aasta uusi inimesi ei ole. Ei taha ka nende maapinda kogu aeg nagu kõikuma lüüa. Hindeid pandi ka. Kõik ei saanud 10, seega mitte mingit allahindlust. Harjutati ju ikkagi suvest saati. Aga tõestati, et harjutamisega on tantsimine kõigile jõukohane. Täpselt õige koha peal, pani õige koha peale ja siis tuli see noematus ka vahepeal. Alati seda ei olnud, aga aitäh teile, see oli väga alati. Ma tundsin seda, kuidas teie rõõm mind sügitas. Tõesti, see oli siia tundne ja aitäh teile. Aga mis tantsimise juures meeldib sulle? Lõbus. Aga kas on raske ka? No, natukene. Need emotsioonid on lihtsalt laes. Kunagi mu ema ütles väga õigesti selle õhtu kohta, et see õhtu on täis headust. Õhtu otsa headust. Ja see ongi see, mis siin on.